kõigepealt tunnustan see, mis sa enne ütlesid, et Reformierakond pole kunagi arvanud, et populaarsus võrdub tõde. Et seda me kõik mäletame, 23. aasta valimiste järel Kaja Kallas ütles ju välja, et ta pidigi valetama, sest muidu ei oleks populaarsus õigel tasemel olnud. Et see sai siin sinu poolt täna üle korratud, aga ühes vastuses sa ütlesid, et meetodid, mida te soovitate, on valed. Aga nüüd, ja tähelepanuväärselt just siin vahetult enne teie umbusaldamist, ikkagi su enda kolleegid, kes rahandusest üht-teist teavad, kes on rahandusministrid olnud, ütlesid sinu toodud lisaeelarve kohta, et meetodid on valed. Et kas sul korraks käis täna ka peast läbi mõte, et ma ei tea, revideeriks võib-olla mõnesid oma tegevusi või võib-olla ongi aeg rahandusministri portfell maha panna, läheb ka, saaks siin töö edasi minna muude asjade menetlemisega või sellist mõtet pähe ei tulnud? Aitäh! See puder ja kapsad, mida te alati sealt ukse juures esitate, nõuab siiski natukene klaarimist. Et Kaja Kallas kindlasti ei öelnud, et sellises sõnastuses asja, aga talt küsiti eetris, et miks te enne valimisi ei rääkinud. Vastus oli tal ebaõnnestunud, aga mina ei ole Kaja Kallas. Aga millele ta viitas juristina, oli ju tegelikult põhiseaduses keeld korraldada maksuküsimustes referendumit. Ja mingis ülekantud mõttes on ju valimised see referendum ja kõik räägivad, kõik oma tegelikke siis plaane ei ava. See on loomulik ja minu jaoks, ütlen ausalt, uus nähtus. Aitäh, kuna te mõistate ainult lihtlauseid, siis kordan üle ja lugege mu huultelt. Maksud ei tõuse. Punkt. Ebamugav osa seal juures jäi mainimata, et kõigel sellel on hind ja tegelikult tuleb tõsta makse. Te jätsite sellest rääkimata, kas see ei ole ebaaus? Aga te ka kasutasite võimalust sellest mitte rääkida valimiskampaania ajal. Sellepärast, et see on ebapopulaarne. Väga lihtne. Ja võib-olla siis te ei oleks võitnud valimisi nii suurelt. Nii et see oli strateegiline valik. Selleks, et EKRE ja teised ei pääseks võimule, jätsite te sellest rääkimata. 2019